Kui eile oli tegu sellise kahe vahel oleku ja mõistuse ja tunnete võib-olla pisikese konfliktiga, siis täna on igal juhul energiates mingite lõppude ja alguste teadmine sees. Et ei tasu karta lõppusid, sest need alati loovad uue alguse millegi uue jaoks. Mõned asjad lõpevad, teised algavad. Selleks, et saaksid tuua uusi asju koju, peavad mõned asjad vanad kodust välja saama, sest kui sa ei tee ruumi oma vanades asjades, siis sul ei ole ka võimalust seda uut nii-öelda sisse tuua. Ja tänase päeval on see vanade lõppude ja uute alguste tähelepanemine pigem ikkagi siiski mõistuse töö, loogikatöö, mõtlemise ja alles selle järgi tegutsemise tagajärg. Sa ei saa neid uusi alguseid hakata looma tunnete pealt, vaid siiski on kasulik seda teha nii-öelda intellektuaalse teadmise pealt. Ja sul on need teadmised olemas, sa oskad kasutada oma vahedat mõistust, võib-olla isegi teha nimekirjasid, et plusside ja miinustega, et mis on kasulik, mis ei ole kasulik, mida peab ära lõpetama, mida võib veel edasi venitada ning kui mingid asjad on lõppenud, et siis mida alustada uut, et saaks veel parem. Seega täna ära kuula väga oma tundeid, vaid tee loogilisi järeldusi, mõtle kõik läbi, sammud ja asjad ning siis tulevad ka tulemused ja see tulemus tõenäoliselt paistab sulle alles hiljem ning võib juhtuda ka see, et tänaseid lõppe ja algusid sa ei panegi tähele praegu, vaid märkad neid mõne aja pärast hiljem, et tagasi vaadates siis saad öelda, et näed, see oligi see päev, kui midagi kardinaalselt otsa sai ja mingi uus asi tuli ellu. Seega ära karda, vaid mõtle sellele, mida saab veel paremini teha, kuidas saab veel paremini olla ning usalda elu.